täna on olnud selline patsiendikooli 5. sünnipäev. Me esimest korda seda niimoodi tähistame ja kui ma hommikul kõndisin fuajees ringi, siis see oli melu täis. Et seda oli nagu väga-väga hea näha, kuidas inimesed tundsid huvi oma erinevate tervisenäitajate osas ja käisid ka vaatamas siin, kuidas on panna oma meeli proovile. Nüüd oleme jõudnud sellisesse hetke, kus me natukene räägime suhtlemisest. Meie tänase kohtumise pealkiri oli ka suhtlus kui tervise tööriist. Et vaatame, kuidas moodi see siis toimida võiks. Meil on väga põnevad ettekandjad ja alustabki Terje Peetso. Palun. Tere! Väga tore on näha, et meie patsiendikool on päriselt elusalt toimiv. 5 aastat tagasi, kui me patsiendikooliga alustasime, kusagil on minu slaidid ka, näiteks vot siin. 5 aastat tagasi, kui me patsiendikooliga alustasime, siis ma lihtsalt ajaloolise tagasi põike raames, te mäletate küll väga hästi, mis aasta oli aasta 2020. See oli üks hull aeg, kus oli COVID. Ja see mõte panustada meie haigla poolt inimeste tervise teadlikkusse, oskustesse ja teadmistesse haigustest ja sellest, kuidas haigustega toime tulla, see oli meil küpsenud juba mõnda aega. Tahan siinkohal tunnustada meie haiglajuhti Agris Peedut, kes selle mõtte töösse pani. Ja alguses meil oli mõte seda kutsuda tervisekooliks, et rõhuda, aga me ei ole seda mõtet iseenesest muutnud, ka tervislikele eluviisidele ja tervislikele teadmistele sellest, kuidas oma tervisega toime tulla ja kuidas käituda, kuidas toituda, kuidas liikuda. Tahtsime talle panna nimeks tervisekool, aga teate, kui ma guugeldasin tervisekool, siis ma sain umbes 100 erinevat tervisekooli. Aga mitte ühtegi patsiendikooli ei olnud. Ja siis me panime nimeks patsiendikool. Ja oleme defineerinud koostöös meie patsiendinõukojaga, kes on toetanud seda mõtet ja panustanud ideede, soovide, nägemustega, vahendanud meie informatsiooni ja andnud sisendeid meie kooli ettevõtmistesse, et patsiendikool on õppe- ja infovahetuskeskkond, mis aitab kaasa nagu meie haigla missioonile investeerida inimeste tervisesse. See on selle asja mõte, aga ma tõesti tahaks rõhutada seda, et see ei ole mõeldud ainult patsientidele, vaid ka lähedastele ja inimestele tervikuna. Meie patsiendinõukoda, mis on haiglas tegutsemas pisut kauem kui patsiendikool, on oma teises koosseisus. Praegu siin pildil näha, me külastasime Hiiumaa haiglat ja ma tõesti tahan tänada kõiki meie patsiendinõukoja liikmeid, meie nõukoda kuuluvad organisatsioonid, mida siis esindavad reeglina ikka need samad entusiastlikud, kogenud organisatsioonide liikmed, kes meiega koos haigla ellu panustavad oma mõtete, nägemuste, kommentaaride, ettepanekutega ja seal hulgas ka patsiendikooli. Ma ütlesin, et me alustasime 2020. aasta lõpus. Siin on pilt meie esimesest patsiendikooli formaadist, ütleme nii. Meil oli saalis mitte kedagi ei olnud kuulamas. Meil olid esinejad, me lindistasime selle ja tegelikult see oli otse eetris.
teisipäeva pärastlõunal kella 1:30 ja inimesed, kes meie haigla tohtrid, kes siin esinesid, nagu te näete, me isegi omavahel ja kandsime kõik maske. Ja meil oli niisugune väike arutelu siin lava peal pärast, et vastata ka inimeste küsimustele, mida me nii-öelda otse-eetrist vastu võtsime. Tegelikult see formaat ei töötanud. Esiteks sellepärast, et aeg tuli välja, on täiesti ebasobiv, kes see ikka kella 2:30 istub arvuti taga ja vaatab, mis toimub, et saaks esitada asjalikke küsimusi. Nii et see oli meie esimene kogemus. Küsimusi tuleb saada küsida ette või tagantjärgi, võib ka küsida ajal, nii et teisel korral me proovisime natuke paremini, tõstsime selle natuke hiljemaks, aga hilisema selle otse-eetriga oli jälle probleem. Siis inimesed ütlesid, et see on just täpselt see aeg, kus ma tulen töölt koju ja hakkan süüa tegema, mul ei ole aega seda vaadata. Ja siis me otsustasime, et hea küll, me ei tee mingisugust otse-eetrit ja me läksime üle sellele formaadile, et me lindistasime ja panime oma veebilehel üles, kõik inimesed võisid vaadata neile sobival ajal, mis küll kadus ära, oli võimalus otse-eetris küsimusi küsida. Aga vaatajate arvule mõjus see väga positiivselt. Praeguseks on meist saanud selline kool, kus me kasutame hästi palju erinevaid võimalusi. Meil on 1 minuti õppimised, meil on loengute ja seminaride salvestused, saab ka tagant järele vaadata neid, mis on juba olnud või kui teema näiteks huvitab. Me jagame infomaterjale, mis on ka meie partnerite tehtud, meie patsiendinõukoja liikmed, kes tahavad jagada oma sellist infot, mis patsientidele on oluline või lähedastele on oluline. Kindlasti kuulub sinna valdkonda ennetav tervishoid ja me oleme liitnud ka selliseid rakendusi või selliseid mõtteid, mis on tegelikult nagu seotud meie patsiendikooliga, kuigi otseselt algul nad seda ei olnud. Näiteks Tervise pooltund, mis on meie kommunikatsiooniteenistuse mõte ja niisugune projekt on natuke imelik, see on nagu lühiajaline, aga see on nagu pikaajaline tegemine. Ja me oleme need nüüd omavahel niimoodi sidunud, et me jagame patsiendikooli infot ka läbi Tervise pooltunni. Tohib küsida? Jaa, palun. Kas selle sama suhtluskanali kaudu tuleb ka tagasisidet nii kiitlust kui rahulolematust seoses saadud raviga? Ei. See ei ole see koht. Meil on täitsa eraldi kanal selle jaoks, kuhu saab kirjutada. Aga ma tegin siia väikese niisuguse kuvavõtte sellest, kus asub meie patsiendikool meie haigla kodulehel. Kui te lähete meie regionaalhaigla kodulehele ja vaatate infot, mis on patsiendile, vot seal on patsiendikool. Ja kui te klikite sinna patsiendikooli peale, siis te näete sealt kõiki neid salvestatud asju, plaanis olevaid asju, mis lähitulevikus kavas on. Nii et kui teil on mõni küsimus või mõni mõte või soov teada midagi, siis alati tasub kõigepealt vaadata, võib-olla me oleme juba sellest rääkinud. Nii et minul on väga hea meel selle üle. Aga kas ma üldse ütlesin, kes ma olen tegelikult? Ma lihtsalt tulin siia ja hakkasin rääkima. Tõesti väga, väga piinlik. Terje Peets on minu nimi ja mina olen haiglas innovatsioonijuht. Nii et praeguses ametikohas ma olen seotud patsiendikooliga niiviisi, et minu tegevusalasse kuulub patsiendinõukodele. Ma olen nagu sedapidi ikka patsiendikooliga seotud, aga pean ütlema, et algaegadel ma olin otseselt ka seotud selle patsiendikooli käivitamise ja rakendamisega. Nii et sellest vaatest on mul väga-väga hea meel, et
meil on üks päris üritus siin, patsiendikooli üritus meie haiglasaalis. Alguses me mõtlesime, et nii me hakkamegi tegema, aga Covid tegi oma plaanid. Ja mul on nii hea meel, et meil on täna tort ka. Sest sünnipäev on. Kook peab ka olema. Ja pärast räägime siis sellest tervislikust toitumisest. Aga palju õnne meile kõigile ja aitäh, et te tulite. Kena päeva jätku teile. Nii, lähme edasi. Et teine ettekanne saab olema minu sulest või minu käest ja koostöös Anneli Haabitiga, kes on meie klienditeeninduse juht, kes täna ei saa siin kahjuks olla. Aga räägime natukene regionaalhaigla suhtlemise heast tavast. Et kui me räägime sellest, et on suhtlemine ja on 2 osapoolt, siis üks osapool on ju haigla osapool. Ja meie haigla on väga suur, siin on väga palju inimesi tööl ja see tähendab teatud kokkuleppeid. Ja võt selles regionaalhaigla suhtlemise hea tava kokkuleppes on väga-väga palju inimesi mõla alla pannud, et sõnastada meie väärtustele tuginevalt põhimõtted, kuidas meie suhtleme oma patsientidega, nende lähedastega, klientidega. Aga selleks, et jõuda üldse sinna hea tavani, mis on see suhtlemine? Kas on suhtlemine see, kui mina ütlen ära, mida mina arvan, ja näiliselt võlad kuulan ära ka, mida sina ütled? On see küsimine küsimise pärast? Või on see tegelikult ikkagi see, et kuivõrd me kuulame? Kuivõrd me püüame mõista teist inimest? Küsida selgitust, kui millestki aru ei saa. Ja teistelt poolt selge sõnum, avatus. Need on nagu olulised asjad 2 inimese omavahelises suhtlemises. Siin meie haigla puhul on minu jaoks suhtlemine peamine sild patsiendi ja arsti, õe, hooldaja vahel. Kui meil on head suhted, siis me loome paremini usaldust. See aitab meil tunda, et meiega arvestatakse, me oleme tähtsad ja olulised. Ja see ei ole ainult ühtepidi, see on mõlemat pidi. Ka arstil on hea tunne, kui ta tunneb, et temaga arvestatakse, samamoodi patsiendil. Hea suhtlus aitab vähendada hirme ja ärevust. Haigla situatsioonis, haiguste situatsioonis minu arust on see ülioluline. Meil kõikidel lööb ärevuslakke, kui me kuuleme midagi enda jaoks hirmutavat, ebameeldivat. Kui me suhtleme hästi, siis see aitab meil paremini mõista, mida on vaja teha selle ravimise nimel. Tagab ka täpsema info, avab dialoogi. Saab ühiselt panna paika ravi eesmärgid. Loomulikult, kui me need asjad oleme saanud teha, siis see toetab ka meie koostööd. Koostööd patsient, meditsiinipersonal, lähedased. Tulemus on palju parem, kui see on heas suhtluses, kindlasti ka sujuvam. Ja mis on veel väga oluline ikkagi raviprotsessis, kuidas ära hoida väärarusaamu, kuidas ära hoida liigseid pingeid, kuidas hoida suhtlus selge ja rahulik ja minimeerida konfliktide riski. Ja mis on ikkagi veel üks oluline aspekt, inimlik kontakt. Me suhtleme iga päev kellegiga, me suhtleme kogu aeg. See inimlik kontakt, et see jõuaks ja oleks ka meie suhtluses siis, kui fookuses on kellegi tervis ja selle paremaks muutmine. Regionaalhaigla missioon on investeerida inimeste tervisesse, tegelikult ka. Ja meie põhiväärtused on pühendumine, professionaalsus, hoolivus, vastutustundlikkus, avatus ja koostöövalmidus. Ja selle pealt on ka kokku kirjutatud meie suhtlemise hea tava põhimõtted ja oleme pannud need ka viide sihukese lühisõnumisse, mida teile nüüd näitan. Meie üks peamisi sõnumeid on
me aitame inimesi päriselt. Mina töötan siin majas 2,5 aastat. Ma olen paljudes erinevates kohtades töötanud ennetuse valdkonnas, aga siia majja tulles ma nägin, kuidas päriselt mu kolleegid tahavad aidata inimesi. See on nii hea kõrvalt näha. Me võime öelda, et selle 5000 töötaja hulgas on erinevaid suhtumisi, aga meie püüdlus on nende sõnumite järgimise poole. Suhtleme nii, et teine saab aru. Ja me võime ju aru saada, kui keegi on professionaal mingis valdkonnas, siis tema sõnavara on natukene teine. Ja see on päris suur väljakutse lihtsustada seal sõnumit inimese jaoks, kes saab diagnoosi, kes ei tea selle taustast midagi. Meie püüd on seda lihtsustada, suhelda nii, et inimene mõistaks, saada peegeldusi, et kas ta mõistis ja sai aru. Mis käib teil meditsiiniga kaasas ja haiglatega ja üldse arstidega? Need järjekorrad. Ja meie sellelt tingituna, meie soov on anda viivitustest teada. Mõnikord juhtub ikkagi nii, et on vaja kas uuringut või oma vastuvõtu aega oodata. Siis on hea, kui sellest antakse teada. Me ei jooksuta inimesi. See haigla on nii suur. Siia tööle tulles ma eksisin 3 korral ära siin. Ja siis oli küll väga hea, kui mind aidati, kui ma küsisin teed. Samuti on ka, kui me tahame kellegi poole pöörduda, et siis on hea, kui antakse meile õige kontakt või viiakse kohe kokku. Ja loomulikult me vabandame, kui on mingi jama. Ikka juhtub. See ei tähenda sagedihti üldse mitte seda, et me oleme süüdi. Aga ikkagi, kui on mingi olukord juhtunud, siis me püüame selle ees vabandada. Tegelikult me ju tunneme siis kahetsust juhtuni pärast. Need on need 5 sõnumit, mida meie oma haiglas mõned aastad tagasi koos püstitasime ja püüame nende poole ja nende täitmise poole minna. See on meie panus heasse suhtlemisse teiega, head patsiendid ja nende kaaslased. Siiski, mis on see kommunikatsioon? Kuidas käib, ligipääsetavus ja koostöö ja koosloome? Et meile tuleb nüüd rääkima Eesti Puuetega Inimeste Koja nõunik Mari Puurem. Palun. Tere kõigile ka minu poolt ja mul on rõõm täna siin olla. Minu lühikese äärmiselt kitsa ajaraami sees ma proovin anda ülevaate sellest, mis see ligipääsetavus on, millised on need praktilised sammud, mida võiks astuda ja 3. on siis see, et millised on võimalikud lahendused. Ehk siis 20 minutit on äärmiselt lühike aeg, aga ma annan endast tõesti parima, et teha vähemalt mingisugunegi kokkuvõte ja anda aimu, siis millest me üldse räägime. Ma olen ise 1,78 cm pikk ja täna kannan üleni musta riietust. Täna siin nägemispuudega inimesi ma saalis ei näinud, et ma detailidesse rohkem ei lähe, aga see on ka üks ligipääsetavuse viis, alustada kohe alguses enda tutvustusega, võib ka öelda, milline ma välja näen, mis mul täna seljas on ja see on hästi oluline siis neile, kes tegelikult ka ei näe. Nii, aga ligipääsetavus, et millest me tegelikult üldse räägime? Et see on selline pikk ja natuke lohisev definitsioon, igaüks leiab selle ülesse, sealt kus vaja, aga seal on 2 hästi olulist sõna, on siis võrdsed võimalused ja kaasatus ühiskonnaellu. Ja tegelikult me räägimegi ligipääsetavuse puhul füüsilise ruumi või hoone disainist, räägime ka infodisainist ja teenuse disainist. Ehk siis see kõik kokku, kui see on ligipääsetavalt läbimõeldud, ligipääsetavalt ehitatud, ligipääsetavust kasutatakse suhtlemisel, siis me räägime ligipääsetavusest.
et kui üks hoone või teenuse osa ei ole ligipääsetav, siis on teenus katkendlik. Viimati kuulsin Viskoosa kultuuritehase juhtide käest sellist sõnumit, et kui me hakkasime lahendama puuetega inimeste jaoks olulisi küsimusi seal kohalikus kultuuritehases, siis me hakkasime lahendama ka teiste inimeste nii-öelda muresid ja väljakutseid. Ehk siis ligipääsetavus on tegelikult 4 puude ülene kontseptsioon. Me räägime siin sellisest elukaare ülesest vaatest, kuhu igaüks võib meist sattuda mingil ajahetkel, kas ajutise või püsiva tervise mure tõttu või siis ka lastena või lihtsalt vanemaealistena. Aga võttes aluseks need 4 puude tüüpi ja tagades neile puuetega inimestele siis ligipääsetavuse, on võimalik tagada osalemine ühiskonnaelus. Sageli need vajadused on sellised, mis aitavad ka teistele tagada siis paremaid võimalusi, aga tänane ühiskond ei ole loodud nii, et see oleks kõikidele ligipääsetav ja sellest me siin täna räägimegi. Ühelt poolt me räägime tehnilistest nõuetest, näiteks kui kõrgele asetada sildid, viidad, asjad, kui palju ruumi jätta kraanikausi alla, kui lai peab olema uks. Aga teisalt me räägime tähenduslikust osalemisest ühiskonnaelus. Oma magistritöö käigus ma uurisingi seda tähenduslikku poolt ja enda töö käigus sageli puutun kokku sellise murega, et inimesed näevad, et nendele täna mingis keskkonnas ei olegi mõeldud. Ehk siis keskkond ei arvesta selle puudest tuleneva erivajadusega. Aga samal ajal me räägime ligipääsetavusest kui vahendist, et saavutada neid sihte, mida ühiskond endale seab. Ehk siis kõikide inimeste osalemine ja kaasatus, nagu seal definitsioonis kirjas oli. Ma lisasin enda slaididele pildimaterjali mõnedest näidetest. Siin on näha konverentsisaali ukse kõrval olev teavitus, mis annab teada, et saalis on kasutusel heliedastussüsteem ja see on mõeldud siis konkreetselt neile inimesele, kellel on tugev kuulmislangus ja kasutavad kuuldeaparaati. Ja sellel juhul me räägime tehnilisest lahendusest. Puude sotsiaalne mudel on juba 50 aastat umbes kasutusel olnud, aga me vist ei ole päris sinna veel täna jõudnud. Aga siinkohal tahangi tuua välja seda, et puue ilmneb tänu sellele, et keskkond ei vasta erinevatele vajadustele. Ehk siis ta tegelikult ilmneb keskkonna sotsiaalsete tõkete, mõnikord ka uskumuste või eelarvamuste või stereotüüpide kaudu. Aga jällegi, ühiskonda saab kaasata kõik inimesed, kohandades keskkondi, infovälju, muutes hoiakuid ja suhtumist. Hästi oluline ligipääsetavuse puhul on disain. Ma panin universaalne sulgudesse, sest et üks universaalse disaini eeskõnelejatest, Patty Moore, ütles, et see ei pea olema lihtsalt universaalne, ta ei vaja seda sõna sinna ette. See disain võiks meid kõiki hoida nii, nagu meil on vaja. Aga selle disaini põhialuseid saate ise guugeldada, kui on huvi, neid on 7, aga üldiselt ilmneb see, et me räägime tegelikult inimeste vajaduste tundmisest, nende rakendamisest keskkondades, mis toimub siis tegelikult koostöös, sest et kuidas me saame inimeste vajadustest aimu, kui me neid ei kuula. Ja sageli siis ka koosloomes, et need rakendused, mis on välja mõeldud, sobiksid ka päriselt nendele inimestele või meile. Ja üsna tihti me räägime ka mitme meelega tajutavast kogemusest, ehk kõike seda, mida saab näha, saab ka katsuda, nuusutada, kuulda ja nii edasi. Et selline mitme meele keskne kogemus. Ühtlasi me räägime funktsionaalsusest ehk kasutatavusest, et sellest ma räägin nüüd kohe,
et kuidas siis alustada. Võib-olla hästi oluline ligipääsetavate lahenduste juurutamisel või rakendamisel või üldse sellele mõtlemisel on erinevate sihtrühmade tundmine. Ja sellest võib siis aimu saada kas juhendmaterjalide kaudu, mis puudutavad näiteks elukeskkonda või puudest tuleneva erivajadusega arvestamist suhtlemisel. Aga oluline on ka tegevusplaan ja veel mõned teised, milleni ma kohe jõuan. Samuti inimesed, et inimeste lood on sageli need, mis kõnetavad ja loovad selle aluse ka edasiseks koostööks. Ehk siis, kui me räägime olemasolevast keskkonnast, mingist teenusest, teenuse osast, veebikeskkonnast, siis esimene asi, mida teha, on tegelikult seda keskkonda testida nii, et on kaasatud puuetega inimesed, puuetega inimeste organisatsioonid, sest sellisel juhul selguvad väljakutsed, mida on siis võimalik adresseerida ja kui see koostöövõrgustik on juba olemas, siis koos loodud lahendused on sageli edukamad, sest nad arvestavad väga erinevate inimestega. Mina soovitaksin enda magistritöö põhjal otsustusprotsessidesse kaasata just puuetega inimeste organisatsioone ja see aitab leida paindlikke lahendusi. Ehk siis tegelikult, kui meil on olemas see teadlikkus, meil on inimesed seal protsessides kaasas, siis me saame luua paindlikke lahendusi, mis arvestavad mitme erivajadusega üheaegselt. Sellel pildil on lahendus muuseumis, mis arvestab kuulmispuudega inimestega, tal on loodud viipekeele tõlge, aga kui me ühe pimedaga läksime seda keskkonda testima, siis kõlarite asetus oli umbes 2 meetrit ja sellest ei piisanud selleks, et meie saaksime näitusest osa kuulmise kaudu, sest et tõepoolest selle ruumi müra takistas seda kuulmist ja kõlari heli oli maha keeratud. Ehk siis erinevad kasutajad erinevates etappides. Aga juhid juhivad protsesse, ehk siis disainmõtlemine juhtide hulgas, kui juhid on avatud erinevate osapoolte vaadetele ja ka vajadustele, siis juhid aitavad osapooltel üksteist leida, aitavad suunata protsesse ja lõpuks me loomegi keskkonnad, mis tegelikult teenivad kõiki aja jooksul. Nii. Lõpuks ongi protsessis koos puuetega inimesed, võib olla seal ka kommunikatsioonitiim, see, kes loob sisu, loob tekste, projektijuhid, nad võivad olla kas arhitektid või planeerijad või mingi projekti kaudu tulnud inimesed. Ja sageli need protsessid on väga huvitavad, et neid kõrvalt jälgida on tegelikult tore, sellepärast et iga inimene kannab endas mingit teadmist, see teadmine ei ole kogunenud ühe inimese kätte ja sellepärast ongi erinevate osapoolte osalemine otsustusprotsessis, kui hakatakse lahendusi looma, hästi oluline. Kui me vaatame lahenduse tüüpe, et ma proovisin kogu selle esitluse natukene tuua siia haiglakeskkonda lähemale, aga vaatame, kui hästi see õnnestus. Ehk siis me räägime tegelikult alaplaanidest, mis on kombatavad, me räägime kirjeldustest, mis aitavad inimesele ette valmistada ennast. Alaplaane saab teha ka suurtele territooriumitele, näiteks siin on Ülemiste keskuse alaplaan ja olen kogenud seda, et see alaplaan on sedavõrd lihtsustatud, et ta võib abiks olla ükskõik kellele, sealhulgas psüühilise erivajadusega inimesele, kel võib olla keskendumisega probleeme, või ka intellektipuudega inimesele, kes peale vaadates vähemalt saab aimu, kuhu ta on tulnud. Nägemispuudega inimesele on see tegelikult loodud ja see ongi see lahendus, mis on hästi puudekeskne, aga ta teenib ka teiste huve.
nägemispuudega inimene, kui ta tuleb uude keskkonda, siis ta tegelikult soovib saada aimu, kuhu ta on sattunud. Kui suure alaga on tegemist, mis seal alal veel on, kus on strateegilised punktid. Ja see kombatav kaart või ka lihtsustatud alaplaan aitabki seda teha. Kui me kirjeldame ära teekonna näiteks mõnest parkimiskohast või ukse eest hoone sisse ja hoones olevate strateegiliste punktideni, siis nägemispuudega inimene saab ennast tulekuks paremini ette valmistada. Muul juhul jääb kogu koormus tema saatjale, kes võib-olla ei tunne seda ala, satub ise segadusse ja hakkab selle asju otsima. Ehk siis tegelikult on selliseid lahendusi olemas, mida saab täna rakendada, et kõikidele inimestele oleks tagatud võimalikult suur iseseisvus. Samuti kombatavad uksenumbrid ei pea olema alati punkt kirjas, võib olla ka kombatav tavakiri või lihtsalt number, mis on reljeefne või ka süvistatud. Juhted, täna proovisime pimedaga siin seda vaipa, mis on garderoobi ees ja see töötas juhtteena mingil määral, aga selle vaiba laius oli niivõrd lai, et inimene lihtsalt ei pruugi seda pidada juhtteeks. Ehk siis, kui tal on eesmärk olla ka juhttee ja viia näiteks ühelt alalt järgmise punktini edasi, siis seda peaks ka asutuse või organisatsiooni kodulehel selgelt välja ütlema. Visuaalsed kontrastid ja siltide viitede paigutuskõrgus. Need on samuti asjad, mis teenivad kõiki inimesi, sest et need vaate ulatused muutuvad elu jooksul ja ka nägemine võib muutuda. Ühe organisatsiooni puhul me räägime tegelikult ka lisavõimalustest, näiteks kas on läbi mõeldud see, kui erakorralise meditsiini osakonda tuleb inimene, kellel on saatja. See saatja võib olla näiteks lähedane, aga sageli ei ole lähedasi kohe võtta, ehk siis tegelikult me räägime palgatud inimesest, kes tuleb sinna, veedab seal võib-olla 8 tundi või mõnikord 6, mõnikord 3, aga see on kulukas puudega inimesele, ehk siis selline soovitus lisavõimalusena uurida inimese käest, mis olukorras ta praegu on ja pakkudagi lahendusi. Vaikne ruum või ala, et kui me räägime puudega inimesest, kes tuleb vastuvõtule, siis kui vastuvõtul on ootejärjekord, siis võib olla vajalik ka psüühilise erivajaduse puhul mõneks ajaks eralduda või ka pikali visata. Siin oli mitu sellist head kohta, mille lugemine oli natukene, võib osutuda natuke keeruliseks. Näiteks regionaalhaigla külastajale info oli hästi sisukas ja pikk. Et seal mingi liigendatus küll oli, aga lihtne keel aitaks teha sellest tekstist kokkuvõtte. Ja lihtne keel on avalikus ruumis üha enam kasutusel, näiteks valimiste teabeleht lihtsas keeles on täna kättesaadav kõikidele Eesti inimestele, see saadetakse e-postiga koju, mitte koju, e-postile siis. Aga kõik need tekstid, mis on mingilgi määral olulised, aga võivad olla keerulised, nendest on võimalik teha lihtsas keeles kokkuvõtte. Ehk siis me räägime tegelikult intellektipuudega inimestele suunatud ligipääsetavuse lahendusest, mis võib teenida ka teisi inimesi, sellepärast et ta on lihtsustatud kokkuvõte. Ja sellel on siis ka erinevad esitlusviisid, et sellega tuleb lihtsalt tuttavaks saada. Et näiteks disainer või projekti juht ei ütleks, et esitame selle teistmoodi, kui seda on ette nähtud. Ja sageli on siis ka lihtne keel abiks neile, kes on tugiisikud, peavad selgitama mingit keerulist teksti inimesele, kellel on kas lugemisraskused
või psüühiline erivajadus. Kui me vaatame neid lahendusi, mis avalik ruum täna pakkuda võib, siis kontrastsus oli üks nendest ja siinkohal ärge laske ennast heidutada, et tegemist on punase ja rohelise värviga, mis ei sobi värvipimedatele, aga kui nende värvide sügavus on valitud selliselt, et ta peegeldab valgust piisavalt hästi, et seal on siis teatud arvutus selle värvivaliku taga, siis selle kontrasti saab ikkagi luua. Ja need on konkreetsed näited ka haiglatest, kus siis näiteks inimesele, kellel on nägemislangus, antakse infot uksepiitade väljatoomisega. Ja paremal on üks lahendus, mis on valitud arvatavasti juhtide või siis projekteerijate poolt. Me räägime siin parkimisautomaadist, aga näiteks liikumispuudega inimene, kes tuleb autoga täiesti iseseisvalt, eks ole, sõidab kohale, siis ta ei saa siit seda piletit kätte. Et kas need lahendused on täna välja mõeldud, kas tal on muid lahendusi või ta peab küsima kõrvalist abi. Et antud juhul kõrvaline abi on vajalik, aga sageli inimesed ei soovi seda küsida. Ehk siis tegelikult soovitakse teha ikkagi iseseisvalt enda otsused ja enda toimetused. Lahenduste tüüpidest näiteks info andmine erineval kujul, ehk siis ligipäästaval kujul, selliselt, mis arvestab puudega inimesega, näiteks viipekeeles. Eesti viipekeel on iseseisev ja tunnustatud ja täielikult arenenud keel, aga viipekeelsetele, kes on sünnist saati kurdid, on eesti keel teistsuguse ülesehitusega ja on nagu võõrkeel. Ehk siis, kui me oleme kaasav organisatsioon, siis mõned olulised kohad, näiteks korduma kippuvad küsimused või ka patsiendi õigused võiksid olla saadaval viipekeeles, et toetada ka kaasavat suhtlemist ja anda inimestele infot neile vajalikul viisil. Ühtlasi ma ei ütle, et viiplemine on žestikuleerimine, aga kui inimesed räägivad kätega, siis see aitab ka infot paremini omandada. Ja siin on lisavõimalusena tualettruumis siis seljatoe muutmise võimalus puldi abil, on käsipuud ja kontrast loodud trepi ja siis seinte vahel. Peegeldavad pinnad ei ole vaegnägija sõbralikud, et see väike viga siin keskmisel pildil on, aga üldjoontes võib näha siin, et materjale on kasutatud nii, et nad aitavad sellele intuitiivsele keskkonnale juba kaasa. Ja see on sageli ka planeerimise küsimus, et neid vajadusi lasta esile kerkida ja välja tuua või üldse saada teadlikuks nendest võimalustest, siis selleks on ka koostöö puuetega inimestega oluline. Kui te küsite, et kas kõik ei ole kuskil kirjas, siis loomulikult standardeid on omajagu, aga minu kogemus intervjueerides arhitekte andis teada, et tegelikult standarditega on selline lugu, et neid on nii palju ja kõik info lihtsalt ei jõuagi kohale ja ei ole tarbitud. Ja lifti näide on siis selline, kus on süvistatud numbrid, mis iseenesest on väga hea. Võib-olla see kõrgendatud variant on see, mida kasutajad rohkem soovivad, aga lahenduse poolel siis see, kuhu ma võin jõuda, kui ma jõuan 7. korrusele, ehk siis see kombatav info sinna numbri kõrvale, et see oleks saanud siin lisaks veel olla. Ja kokkuvõttes ma vist enam-vähem jäin ajaraami. Me räägime tegelikult tehnilistest nõuetest ühelt poolt, aga me räägime ka ligipääsetavast kogemusest, suhtlemisest ja ligipääsetava lahenduste loomisest nii, et need toetavad puudega inimest. Seepärast on oluline koostöö kasusaajatega, puuetega inimeste organisatsioonidega, et saada teada nendest vajadustest, vaadata koos, mida on võimalik teha ja mis on üldse vajalik, sest niisama, parem küsime inimeste käest otse, mida on tegelikult vaja.
ja disain on mõtteviis, disain on ka veebilehtedel ja igasuguste teabelehete puhul see disaini mõte nagu kehtib. Et kui me edendame erinevaid suhtlemis- ja teabe pakkumise viise, siis me edendame ka ligipääsetavat ja kaasavat ühiskonda. Aitäh! Nii, aitäh, Mari, ja lähme edasi. Meie järgmine ettekanne räägib meile kommunikatsioonist kui tervisedialoogi alusest. Palun, Tuuli Seinberg, tule rääkima. Tere kõikidele, mina olen Tuuli Seinberg ja olen Põhja-Eesti Regionaalhaigla patsiendinõukoja liige ja Eesti Puuetega Inimeste Kojas ka tervishoiualase huvikaitse nõunik. Mina olen umbes 1,64 m pikk, aga täna on mul punased kontsaga punksaapad, nii et ma olen 1,68 m, ma arvan. Mul on sinine kleit seljas ja siis on mul veel tumedad sellised poolpikad juuksed. Ja minu slaididel on läbivalt ka üks mustvalge pilt, kus on 2 kätt, mis on nimetist sõrmepidi ühendatud, üks on lapse käsi ja teine on täiskasvanu käsi. Minu jaoks on see selline kommunikatsiooni ja koosloome võrdmetafoor, see pilt. Ja kõigepealt ma ütlen, et mul on väga hea meel olla siin patsiendikooli sünnipäeval, sellepärast et mina olen suur patsiendi hariduse ja tervise edenduse fänn ja ma usun seda, et mida targemad me oleme, seda rohkem ja paremini õnnestub meil ennetada terviseprobleeme ja seda paremaid terviseotsuseid me suudame teha. Aga paratamatult on nii, et oleme me nii tublid ja targad kui tahes, aeg-ajalt juhtub ikkagi, et me jääme haigeks ja vajame terviseabi. Ja see, mis siis juhtuma hakkab, sõltub väga palju kommunikatsioonist. Et me nüüd saaksime kõik aru sellest, mis asi on kommunikatsioon, käime korraks ka selle üle, sest kuigi me kõik suhtleme kogu aeg, me arvame, et me oskame suhelda, me teame seda, siis siin on ka, nagu kõikides asjades, saatan peitub detailides. Ja ka suhtlemises ja kommunikatsioonis on väga palju selliseid väikeseid detaile, mis võivad head kavatsused täiesti tuksi keerata. Kui me neid detaile teame, oskame me neid ka vältida. Ma tegin sellise tavainimese otsingu. Kõigepealt ma otsisin terminit kommunikatsioon eesti keele seletavast sõnaraamatust, siis Wikipeediast ja siis meie lemmikust, kes on asendanud ka doktor Google'i, doktor AI käest, minu lemmik on Perplexity siin. Eesti keele seletav sõnaraamat ütles, et kommunikatsioon on informatsiooni edastamine ja vastuvõtmine, suhtlus või siis ühendustee. See ühendustee oli siin mõeldud füüsilises keskkonnas, aga minu meelest on ka see ülekantuna väga ilus metafoor sellele, mis peaks toimuma kommunikatsiooni ajal. See ühendab inimesi, aitab kuulamise, mõistmise, arusaamise kaudu jõuda mingil rühmal ühise arusaama ja kokkuleppeni. Wikipeedia definitsioon oli palju keerulisem. Wikipeedia ütleb, et kommunikatsiooni käigus toimub tähenduse loomine ja vahetus, milles osaleb 3 põhilüli. Kommunikaator ehk teate saatja, siis on meil teade ehk siis tähendust omav märk ehk see, mis me ütleme, ja retsipient ehk teate saaja. Ja kommunikatsioon on siis võimalik erinevate märgisüsteemide abil, millest üks on kõnekeel. Enamasti me arvame, et me suhtleme kõnekeele abil, eks ole, aga neid keeli on palju rohkem. Sellest räägime kohe lähemalt. Aga nüüd mul küsimus. Tõstke käed, kes siin saalis valdab vähemalt 3 keelt.
ikka enamus. Väga tore. Ma lõpus tulen selle juurde tagasi. Kui ma unustan, siis tuletage mulle meelde, et mis värk selle 3 keelega oli. Aga AI ütles, kokkuvõttes on kommunikatsioon sotsiaalne protsess, mis tugineb teabevahetusele, tähenduse loomisele ja mõjutamisele ning toimub erinevate kanalite kaudu. Väga kena kokkuvõte, eks ole. Nii et AI teab küll, kuidas me inimesed suhtleme. Nüüd veel üks termin, mis on tervis. Vaat sellega on juba keeruline lugu. Ja samamoodi ma küsisin 3 kõige enam siis kasutatavalt otsi keskkonnalt, mis on tervis. Eesti keele seletav sõnaraamat ütles, organismi normaalne, häireteta elutegevus, sellest johtuv kehaline ja vaimne heaolu. Noh, mis see normaalsus on tänapäeval ja mis on häireteta, et seda võiksin vaielda, eks ole. Wikipedia ütleb, et tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse või nõtruse puudumine. See on siis Maailma Terviseorganisatsiooni ehk WHO definitsioon aastast 1946, varsti juba peaaegu 100 aastat tagasi. Ja no kuulge, kui täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisundi peale mõtleme, siis see oleks ju nirvana või paradiis, eks ole, kui paljud sellega saaksid hiilata. Ja AI ütleb, et tervis on mitmemõõtmeline mõiste, mis hõlmab kehalist, vaimset ja sotsiaalset heaolu ning on oluline elukvaliteedi ja toimetuleku alus. Sellega juba võib nõus olla. Väike reklaamihetk nüüd. On üks raamat, mille pealkiri on Promoting Health. See on siis praktiline juhend tervise edendajatele just nimelt ja selle autorid on Angela Scriven, James Woodall ja Garrett Morgan. Ja siin on välja toodud palju keerukamad lahendused ja selline kontseptsioon, mille nimi on siis biopsühhosotsiaalne mudel, kus on kõik need tervise definitsioonid paremini ära toodud. Ehk kes tunneb huvi, saab uurida. Aga nüüd, mis on kõigel sellel ühisosa? Tervise tulemid, see, mis tegelikult juhtub siis, kui me ikkagi terviseprobleemiga pöördume spetsialisti poole, kui me jääme hätta oma tervisega, sõltuvad erinevate uuringute väitel väga palju sellest kommunikatsioonist ja on välja toodud, et hea kommunikatsioonioskus ja siin selle hea definitsioone me ka peame natukene mõtlema, et mis see hea on, see tähendab teadlikku tõkkeid eos välistavat kommunikatsiooni. See parandab tervisetulemeid mitmel viisil, tervishoiutöötajate selge ja empaatiline suhtlemine suurendab nii patsiendi rahulolu, mõistmist, ravisoostumust kui paremat tervisekäitumist. Ja see mõjutab emotsioone, usaldust, aktiivset osalemist ravis. Need samad nüansid, mida Kai ka mainis siin enne, et kuidas tekib see usalduslik suhe. Sest olgem ausad, patsiendina, kui ma olen selles olukorras, et ma pean kõigepealt tunnistama, et ma ei olegi kõikvõimas, ma ei olegi see ideaalses, füüsilises, vaimses, sotsiaalses seisukorras, vaid minu täiusliku pilti on tekkinud mõra, siis see on juba minu kui isiksuse jaoks väljakutse. Kui ma pean minema kellegi teise juurde ja enda sellise nagu lohe haavatava roosa kõhualuse paljastama, siis see on usaldushüpe minu kui patsiendi jaoks. Ja hea kommunikatsioon, edukas kommunikatsioon, teadlik kommunikatsioon aitavad seda hüpet teha niimoodi, et ma tunnen, et tõepoolest ma julgen hüpata esiteks ja et mind püütakse kinni. Nüüd, kus see koostöö on? Siin on see punkt, et ühtepidi
me arvame, et noh, me räägime ära, siis meile öeldakse midagi, üks ütleb midagi ja teine ütleb midagi. Aga koostöö peab olema siin see, et mõlemad pooled aktiivselt kuulavad, jälgivad, teevad kaasa seda tööd. Ehk et ei ole tegelikult selles olukorras see, et arst, tervishoiutöötaja, meditsiiniõde, kes iganes vastutab sinu tervise eest ainult, vaid iga inimene on iseenda tervise projekti juht tegelikult. Ja ka meie patsientide vastutus on see, kuidas me suhtleme ja mis selle kommunikatsiooni tulemid on. Meedikute poolelt öeldakse, et kommunikatsioon on ka üks kliiniline võtmepädevus. Kadi Lubi jällegi kirjutas ühe raamatu, Reklaamihetk, selline 2025 nüüd ilmus teaduskommunikatsioonist ja eriti just tervisekommunikatsioonist raamat See ei huvita mind. Siin on väga palju põnevaid näiteid ja intervjuusid, ehk siis kliiniline võtmepädevus. Me oleme arvanud, et on väga tore, kui arst oskab süsti teha või õde oskab süsti teha hästi ja arst paneb õige diagnoosi lihtsalt ja määrab õige ravi, aga liidame siia kommunikatsiooni ja asjad lähevad veel palju paremini. Aga ma lubasin, et ma räägin natukene nendest kuulamistõketest. Mis on siis see, mida me teadlikult peame arvestama, et see kommunikatsioon oleks edukas? Need on paljugi isikust sõltuvad. Meil võib olla lihtsalt mingis osas huvipuudus, näiteks patsiendina. Ma tahan küll terveks saada, aga ma tahan põhimõtteliselt, et mulle pandakse plaaster peale või tehaks nipstigi, antakse võlutablett ja ma olengi terve. Ma ei taha ise panustada. See võib olla eelhoiak, mingisugune stereotüüpne suhtumine või mõtlemine, see võib olla kultuuribarjäär või keelebarjäär. Meil on praegu kogukondades väga palju erikeelseid inimesi ja mõnikord tekivad ka keelelised arusaamatused. See võib olla tähelepanu ajumine, see võib olla selline väga iseenda keskne suhtumine, et mina olin ka sellises olukorras ja minul küll õnnestus kõik, et kuidas nüüd sina ei saa. Aga me oleme erinevad. Isegi kui meil on olnud sama diagnoos, ei saa me kunagi olla teise inimese kingades. See võib olla müra, võimupositsioon, see võib olla hirm vääriti mõistmise ees. Ja nüüd on üks hetk, ma teen ühe väikese inimkatse. Ma palun siia ühte oma kolleegi, Mari. Ja mäletate kõik telefonimängu, mis oli kunagi hästi popp just kooli klassiõhtutel ja igal pool. Kommunikatsioonis on hästi oluline ka see kommunikatsiooniahel. Isegi kui mina annan edasi oma sõnumi järgmisele inimesele enda arust selgelt, siis see, kes on seal selle kommunikatsiooniahela lõpus, võib saada vale sõnumi, sest kuskil vahepeal läheb midagi kaotsi. Ja tervishoiu olukorras on tihtipeale see, et me anname neid sõnumeid edasi kiirustades, väga suure surve all. Ja juba me ei väljenda ennast eos selgelt. Ma ütlen Marile ühe väljendi ja vaata, kus on kõige tihedam asustus, et proovime siis siin sellise 4 rea peal, kas see jõuab lõppu ka õigesti. Siit 3. ritta ja siis sinna, jah. Vaatame, mis siit välja tuleb. Näited on alati paremad kui lihtsalt teooria. Nii, proua, öelge valju häälega, mis te kuulsite? Väga hästi, suurepärane. Seekord
läks see sõnum täiesti puhtalt läbi, aga ma usun, et kõik on lugenud ühte juhtumit, mis ühes haiglas siin hiljuti oli, kus erivajadusega inimene jäi hätta, sest talle ei võimaldatud kommunikaatorit, see info jäi kusagil toppama. Ehk et oluline on kogu see kommunikatsiooniteadlikkus terves ahelas, ükstapuha, kes seal on. Nii inimese vaates, kui me mõtleme patsientidena, kas näiteks meie diagnoosist, meie terviseseisundist, raviskeemist teab meie lähedane midagi. Kas meil on see info kuidagi kompaktselt olemas, et hädaolukorras saaks selle meedikule edastada? Patsiendi poolt tuleks see läbi mõelda. Nüüd müra. Me rääkisime siin enne ligipääsetavuse kontekstis natukene sellest, aga näiteks vaegkuuljatel, isegi kui ruumis siin oleks mingisugune kerge selline muusika taustal, mõnele meist võiks tunduda väga chill, selline lisab atmosfääri, aga teisele inimesele on see takistus, sest ta ei kuule enam. Haigla situatsioonis kogu aeg on mingisugune taustamüra ju. Et see on asi, millest teadlik olla lihtsalt. Kas inimene tegelikult kuuleb ja kas ta saab infost, teabest seetõttu õigesti osa. Valgus, ruum, temperatuur, vestluse toimumise aeg, korraldamise viisid, kõik need on need nüansid. Ja ka sõnumi selgus, seesama, millest kolleeg Mari rääkis, et kuidas me räägime, milliseid lauseid me kasutame. Mina ei oska seda suurepärast arstide žargooni isegi matkida, aga ma mäletan, et mingi aeg tagasi Toivo Tänavsuu tegi väga toreda ülevaate sellest, et kuidas normaalne tekst edastada niimoodi, et mitte keegi aru ei saa. Et selliseid näiteid ikka veel on paraku. Ja siis on muidugi, kui me jõuame siia haigla kontekstile lähemale, on ressursipuudus, ajapuudus, see surve, see pinge, see kas või ka tööülesande keskne lähenemine, et tõepoolest ma pean selle ülesande lahendama ja see ülesanne on inimene tegelikult seal taga. Ja ka erakorralised olukorrad, mida me ei näe teinekord ette. Ja nüüd need soovitused kokkuvõttes. Esimene soovitus, räägi otse patsiendiga. Minul on üks neuroloogiline haigus, düstoonia, ja kui ma selle diagnoosi sain, kui haigus välja lõi, oli COVID-i aeg, ma ei saanud kohe haiglasse uuringutele, olin pool aastat peaaegu siis väga karmide tõmblustega kodus, läksin arsti juurde koos oma elukaaslasega, sest et ma komistasin igal pool. Ta lihtsalt pidi mind toetama, et ma saaksin kohale, ilma et ma kukuks, kuhugi ukse piida pihta ei läheks ja nii edasi. Mis arsti juures juhtus? Mina olin selline, eks ole, muidu täiesti adekvaatne, arst pöördus minu elukaaslase poole. No, kas ta muidu aru saab millestki või? Ma siis vastasin kõrvalt, ma saan küll, seda ignoreeriti. Kas ta süüa saab? Ma ütlesin, et jaa, saan küll. Ja lõpuks ikkagi, juba siis saime nii kaugele, et suheldi minuga, aga siis igaks juhuks suheldi minuga hästi valjusti ka, et äkki ma siis ei kuule ka näiteks. Ja paljud pimedad sõbrad on seda öelnud, et kui nad lähevad arsti juurde, siis nendega üritatakse hästi valjusti rääkida, et kuidagi selline eelhoiak on. Siis see kuulamine ja kannatlikkus, sellega ma tean on raske, sest vastuvõtuaeg on ju piiratud, eks ole, et kui kannatlik sa siis pead olema, siin on jällegi see koostöökoht, ma patsientide soovituste juures tulen selle juurde tagasi. Aga seesama jällegi, selge ja lihtne keel, lihtsalt lühikesed laused, suhtlemissoovide austamine. Ja see on nüüd oluline koht ka arvestades erivajadustega inimestega, et seesama, et kas inimene saab suhelda selle keele kaudu, mida me kasutame, või on tal kommunikaator, või on tal mingisugused veel erivajadused. Neid eelistusi saab välja selgitada.
ja seda infot saab hakkida, kui inimesel puudub see võimekus ühel või teisel põhjusel kogu pilti haarata. Ja ka füüsilised piirid ja mitteverbaalsed vihjed, et kehakeel on üks keeltest ju, mida me kasutame. Mis žeste ma teen, kui avatud ma olen, mis hoiakuga ma olen, mis pilguga ma inimest vaatan. Kõik need asjad loevad ja võivad olla need, mis muudavad seda ravitulemit lõpuks. Ja keskkond, ka sensoorne tundlikkus, et autismispektri häirega inimesed, erinevate nägemisprobleemidega inimesed, et see keskkond, kus nad on, kus nad ootama peavad, võimalusel saab kõiki neid vajadusi siiski ühendada. Patsiendile esimene ja kõige olulisem, ma panin siia kohe selle üleni rasvaseks ja tõmbasin igaks juhuks joone ka alla, et seda esile tõsta, on see, et me peame võtma ise ka vastutuse oma tervise, enda käitumise ja enda tervise käitumise eest. Ehk et jällegi ma teen kõik valesti, mis vähekenegi saab ja siis lähen arsti juurde, palun, et ta ühe tableti või plaastriga mind terveks teeks ja kui ei tee, siis olen veel kuri ka takkapihta, eks ole. Et nii see asi päris ei käi, ma ise vastutan ka enda tervise eest. Ja enda muredest ja probleemidest ausalt rääkimine, enda erivajadustest, eripäradest ausalt rääkimine, sest et kuigi arstid, meditsiinitöötajad on väga haritud, siis päris selgelt nägijad vist ikkagi ei ole, kes kõike kohe ühe pilguga tabaks. Kuigi ma väga tahaks loota, et see nii on, kas keegi noogutab saalis, et on selgelt nägija ja noogutas. Aga küsimused, kui ma olen arsti vastuvõtul, tervishoiutöötaja vastuvõtul, aru ei saa, siis küsi kohe ära, et ma ei saa aru, mõnikord me tahame näida targemad, kui me tegelikult oleme. Või et kuidagi imelik on küsida ka nii lihtsat asja. Aga parem ma olen praegu imelik, kui et pärast hädas. Et see võiks olla selline patsiendi uus vanasõna. Olulise teabe peegeldamine, jälle kommunikatsiooni kahepoolsus. Kas ma sain õigesti aru, et ma pean tegema seda või toda? Ja viisakus. Ükstapuha, millised arusaamatused on, viisakus on alati see, mis peab jääma. Me inimestena alati ei pruugi klappida. Mõnikord on niimoodi, et tõepoolest me räägime nagu samas keeles, selges keeles. Kehakeel on ka õige, aga ei teki kontakti. Mina ütlen, et täna on väga kena ilm õues ja teine kommunikatsiooni osapool ütleb, et jaa, täna on tõepoolest jube vastik ilm. Ei teki nagu seda ühtset arusaama, mis võiks tekkida. Ja siis on võimalus lihtsalt see, et otsida siis mingi spetsialist, kellega tekib see klapp või ikkagi professionaalsel tasandil suhelda viisakalt ja võimalusel siis enda kõik küsimused ja asjad niimoodi sõnastada, et ikkagi need vastused tuleks ka. Ja tervishoiutöötaja aja ja piiride austamine ja aja austamine ka selles mõttes, et kui mul on vastuvõtt pandud, siis ma ikkagi lähen sinna, lähen õigel ajal, et ma annan teada. Et see on ka aja austamine. Pluss veel see, et kodus ma saan oma küsimused juba kirja panna, kui mõnel on ka see valge kitli hirm, et nii ma tahtsin ju arstiga rääkida sellest, ja nüüd on täiesti blank, ma ei mäleta mitte midagi, siis pane kodus kirja, võta see paber kaasa. Mõnikord on ka see, et meesterahvad, kui naine saadab mehe arsti juurde, siis mees läheb arsti juurde, arst küsib, mis on viga, ei tea, naine saatis. Siis võib naine ka selle kirjakese kaasa panna. Ma olen ise niimoodi teinud, tunnistan üles ja palju parem tulemus sai. Eelmine kord tuli mees sama targalt arsti juures tagasi, ütles, et nojah, et tema ka ei teadnud siis, mis viga on, aga paha oli ikka olla. Ja nüüd ravisuhe on see, mis selle hea kommunikatsiooni tulemusena ju tekib. See on midagi sellist, mis on natukene rohkemat
natukene suuremad kui lihtsalt see, et nii, mul oli probleem, ma sain terveks. See on see, kui me jääme ühe arsti juurde, sest et meil on tekkinud mingisugune suurem klapp, meil on tekkinud mingisugune selline usaldus, mis on natukene suurem kui see ühekordse probleemi lahendus. Ja siin on ka see teema, ma toon jälle ühe näite, minu naistearst on selline, kelle juures ma olen käinud juba 30 aastat, me oleme enam-vähem sama vanad, kui ma lähen sellisesse korralisse tehnoülevaatusesse, siis me kõigepealt naerame natuke aega, et oi, küll sa oled koledasti vanaks jäänud, sina ka. Ja teate, selline tobe nüanss aitab kaasa sellele, et kui tema ütleb mulle, et nii, sul on vaja sõeluuring teha, sul on vaja sinna minna, seda teha, ma olen kohe, Miška, ma teen kõik asjad kohe ära. Kui keegi teine ütleb mulle midagi sellist, siis ma võtan teadmiseks, aga võib-olla ei muuda käitumist. See ei tähenda, et te peate nüüd kõik minema arstide juurde ja hakkama oma kortsudest rääkima. See oli lihtsalt näide sellest, et usalduslik ravisuhe on väärtus omaette. Ja ma tegin siia ühe pildi. Pildi kirjeldus on, et üks vana memm, siis, kellel on valge kittel seljas, hallid lokis juuksed, stetoskoop on ka käes, lai naeratus näo peal. Tema kõrval on vanapapi, selline pealagi keskelt on kiilas, mõlemal pool on valged juuksepuhmakad, prill on ka vist, vähemalt prillisang on tal siin pildi peal, naeratab, kepp on käes ja siis on selline nagu kroonikastiilis pealkiri, et 100 ravilood, 42 aastat ravisuhet. Algusaegade raskustest aitas meid üle teadlik kommunikatsioon. Ja nüüd, keel on võimas, on ju. Ja kui ma alguses küsisin, et mitut keelt te valdate, et kes valdab üle 3 keele, siin ikka enamik tõstsid käed, lisaks nendele suulistele, verbaalsetele keeltele me valdame kõik ja kasutame kehakeelt. Jälgime siis seda, kuidas me kehakeelt kasutame, kuidas me žestikuleerime, mida me anname selliste mitteverbaalsete märkidega edasi, kuidas me puudutame. Ja veel üks keel, see on südamekeel. Ja alles siin paar päeva tagasi oli rahvusvaheline puuetega inimeste päev, mille puhul toimus ühtekuuluvuskontsert ja seal oli väga ilus mõte. Südamekeel on kõikidele mõistetav. Ja selle juures on siin pildikene mustvalge, kus näppude vahel on väikene süda. Aitäh! Aitäh, Tuuli! Nüüd me tuleme uuesti siia rääkima suhtlusest kui ravimist. Doktor Kadri Putnik ja tema on meil Regionaalhaigla keemiaravikeskuse juhataja, täitja, palun. Ma panen selle slaidi ka. Ja meil täna on hästi palju erinevaid osapooli, mille kaudu me püüame sellest suhtlusest rääkida. Palun. Tere! Mul on päris hea siit eelneva ettekandest jätkata selles suhtes, et me sisuliselt räägime ju sama asja. Ja tegelikult mis see arsti töö on, kui ta kirurg ei ole, siis ta teebki oma lõugadega tööd. Aga kuidas seda teha niimoodi, et sellest ka abi oleks, mitte just vastupidi kahju, et me saaksime patsiendiga selle kontakti, siis see on ülioluline see, et me arstina tegelikult ka selgelt nagu mõtleme, kuidas me oma patsientidega räägime, mida me räägime ja kuidas see aitab tegelikult meid kaasa sellele ühisele raviprotsessile. Et ma lihtsalt esitasin endale selle küsimuse, et kas siis sõnadega saab ravida. Paar aastat tagasi ma lugesin oma tütrele raamatut, kus üks vares oli väga solvunud, et temale kogu aeg seda valu saadetakse ja tegelikult ongi, et
et see nii-öelda ravi hakkab ju meil ju päris sealt rohujuure tasandilt emadelt, isadelt, kes lohutavad oma haiget saanud last sõnadega ja täiesti imeväel need lapsed sellest valust üle saavad, ehk siis, et on täiesti selgelt tõenduspõhiseid viiteid ka sellele, et selle sõnadega me saame ravida, me saame olla see toetav inimene, see inimese pool, kas ema, isa, arst, lähedane, kes ei vähenda valu, vaid lohutab ja tänu sellele ka tegelikult väheneb stressireaktsioon. Me teame, et stressreaktsioon on meeletu valu võimendaja ja ta aitabki seda valu vähendada, seda taju. Aga mida me sõnadega siis ravida ei saa? Vot selle küsimuse ma siis endale ei esitanud. Ma eile katsetasin tehisintellekti ja ta vastas mulle, et kasvajaid ei saa ravida. Mina oma ametist olen onkoloog, tõesti, aga on lisa teisi asju veel, mida kindlasti ei saa ainult sõnadega ravida. Me ei saa infektsiooni ravida, ainult sõnadega ilma antibakteriaalse ravi avastamiseta oleme me kaotanud väga palju inimesi. Ja huvitaval kombel ta ütles mulle ka, et kilpnäärme funktsiooni ei saa parandada. Ma ei oska öelda, miks, vaid tõenäoliselt sellepärast, et ma ühel korral natukene pidasin nõu AI-ga ühe kilpnäärme teema suhtes, nii et ta on niisugune tark ja mõtles, et abistab mind eelmise teemaga. Aga tegelikult on jah, üsnagi palju haigusid, mille puhul me ei saa ainult sõnadega inimest aidata, aga me saame kindlasti selles osas toetada. Sõnad ei ravi haigust sellel bioloogilisel tasandil, aga nad aitavad inimesel oma haigusega võib-olla isegi, ma ei tahaks öelda, et sõbraks saada, sest osade haigustega ei taha sõber olla, aga see inimene tuleb oma haigusega ja teadmisega paremini toime ja tänu sellele ka tegelikult võtab osa sellest raviprotsessist ja tänu sellele me saame ka paremaid ravitulemusi. Sest et parim patsient on ikkagi see, kes võtab raviprotsessist osa, mitte ei tule arsti vastuvõtule ja ei ütle, et tehke mind terveks, andke mulle see imeline roosa piklik tablett ja ma lähengi siit kipsad-kapsad koju. Sõnadest üksi ei piisa ja me peame alati arvestama, et sõnadest moodustub suhtlus. Ja suhtlus ei saa olla kunagi ja ainult ühepoolne. Ja siinkohal ongi eelmise ettekandja oli kõik ära toodud juba, et oli nii arstipoolne nõuanne kui patsiendipoolne ja mina arstina, minu üks hästi suur reegel on see, et patsiendiga tuleb olla aus, aga tema suhtes tuleb ka olla nii-öelda austav selles osas, et onkoloogina ma räägin tihtipeale väga tõsistest asjadest, väga võib-olla ootamatult tõsistest asjadest, elust ja surmast, elu lõpust, et tuleb ka küsida, kui palju te tahate, et ma teile räägin, kui palju te tahate, et teie lähedased on selles protsessis osalised ja tuleb leida see tasakaal. Tuleb patsient vastuvõtule, tal on ootused ja lootused, aga vahest ka soovinimekiri. Ja seda soovinimekirja tihtipeale arstina me täita ei saa. Kui tuleb kaugele arenenud haigusega patsient vastuvõtule ja ütleb, et mina tulen siia teadmisega, et ma saan terveks, siis ma ei saa arstina öelda, et see on rumal soov, aga ma ei saa talle ka seda lubada. Ja täiesti päris algav arstina vanem kolleeg andis mulle õppesõnad, mida ma tihtipeale oma noorematele kolleegidele olen edastanud ja see on see, et ära luba
väga palju. Ära luba sellepärast, et kui need lubadused täide ei lähe, siis oled sa süüdi selles, aga kui sa lubad vähem, aga saad rohkem, siis oled sa imeline arst. Ja alati tuleb ka sellisel juhul, mulle meeldib nagu mõnele patsiendile öelda, et näete, et ma eksisin, aga ma eksisin selles osas, et ma ei uskunud, et meil nii hästi läheb. Aga vahetevahel tuleb ka patsiendile öelda, et ma eksisin, et ma arvasin, et meil läheb paremini, aga see ei ole nii õnnestunud. Patsientide austavad arsti otsekohesust, aga mitte sellist rohmakust. Mõned nädalad tagasi ma sattusin ühes internetifoorumis lugema ühe vähihaige sellist nagu üleskutset ja ta palus nõu ja selle peale siis keegi väga mittearst vastas väga rohmakalt soovitusega, et kuna sa nagunii ära sured, et siis soovitan proovi seda, teist ja kolmandat, siis minu jaoks tundus see nii ootamatu, aga isegi me kõik ühel hetkel sureme ära, aga seda ei pea nagu niimoodi kommunikeerima. Selged selgitused, see, et kuidas üks protsess, kuidas üks ravi käib, mida peab patsient ootama, milliseid ebamugavusi, milliseid sümptomeid, kui me neid ette selgitame, hoiatame, õpetame, et siis meil on tõenduspõhised andmed selle kohta, et see ravi kulgeb palju kergemini, palju vähemate EMO-sse pöördumistega, selle tõttu, et inimesed on juba teadlikud, kuidas üks asi toimib, et iga väiksem muutus ei ole tema jaoks ootamatu ja me ei vähenda neid kõrvaltoimeid, me selgitame ja tänu sellele tegelikult ka patsiendi ravile soostumus tõuseb. Nüüd siin oli hästi palju ka juttu sellest, et meil peaks nagu seda aega olema, et tööd on palju, aega on vähe, patsiente on palju, igale poole tuleb joosta, siis tegelikult on ikkagi see, et see on nagu selle arsti kohustus sel hetkel, kui ta on selle patsiendiga või patsiendi ja lähedasega seal kas kabinetis või voodi kõrval, et sel hetkel peaks see patsient tundma, et see arst on nagu 100% minu arst, et tal ei ole 7 muud tegevust. Mina näiteks alati lauatelefoni lülitan välja, sinna ei saa sisse helistada samal ajal, kui patsient on sees, seda väikese erandina, kui ma olen valves, et siis ma alati ka ütlen vabandan, mul on valvekõne, et see on selline vastastikune austus ja seda sellist kahepoolset suhet ei pruugi saada esimese visiidiga. Onkoloogil on tihtipeale ikkagi tänapäevaste heade ravimite valguses õnn kohtuda patsientidega rohkem kui üks kord, rohkem kui 1 aasta, mõnega isegi 10 aastat, sellega õpib selgeks juba ka kõik kortsud, mõned laste kooli lõpetamised ja ka need sellised väikesed nüansid tegelikult aitavad kaasa sellega, et sa lood selle suhte ja sa ei pea olema tal iga kell olemas. Reeglid tuleb kokku leppida, täpselt nii nagu eelnev kõneleja ütles, kuidas suhelda. Mina tihtipeale ütlen oma patsientidele, palun ärge saatke mulle e-maile, ma ei vasta nendele, ma ei jõua nendele vastata. Meil on teised kontakteerumise võimalused ja sellised asjad on see, mis kui me lepime reeglites kokku, siis on arsti ja patsiendi suhe nii-öelda terve, efektiivne ja tänu sellele ka siis palju-palju tulemuslikum. Ma ei teagi nüüd mitu minutit ma siin lobisenud olen, mulle anti 15 minutit, et ma hea meelega võib-olla
laseks kellelgi küsida midagi, mida mina ei ole kunagi sellise seltskonna ees esinenud, aga selles suhtes jah, et minu selge sõnum on see, et üksinda arst ei saa midagi teha, alati peab selleks olema ka teine osapool. Aitäh! On kellelgi küsimust? Ma jooksen ei ole. osakonda tagasi. Jah, aitäh. Ja nüüd me jõuame veel ühe osapooleni, jõuame ühe kogukonnani. Tarmo Seliste, palun, onkoloogikast. Aha, okei. Üks hetk, ma kohe vaatan. No see liigub, tule sellega edasi. Oot. Nüüd läks natukene bussi. Kohe. Ja siis nüüd peaks olema korras. Ikka ei ole. Okei, proovime seda pidi. Kui ei saa muud moodi, siis teeme jõuga. Oli lootust, et saab muud moodi. Nii, vabandust. Nii, tere. Tänan kõigepealt kutsumast, et jätkan natuke sealt, kus Kadri, et mul pole ka olnud kunagi võimalust sellisele audientsile esineda ja ammugi poleks ma kunagi arvanud, et mul on põhjust Põhja-Eesti Regionaalhaiglas esineda, ehk seega elu on üllatusi täis. Aga esindan siis MTÜ-d Onkoloogikat, võib-olla olete meie tegevustest juba kuulnud, võib-olla mitte, et proovin siis järgneva 13,5 minutiga anda lühiülevaate sellest, millega me tegeleme ja kuhu me minna tahame. Ja kui kuskilt üldse alustada, siis tegelikult sellest, et see organisatsioon on tekkinud tegelikult sellel aastal. Kui vaadata äriregistrisse, siis näeb, et seal on registreerimise kuupäevaks märgitud 19. veebruar. Nii et kõik see, millest ma nüüd räägin, on põhimõtteliselt siis nagu 10 kuuga loodud ja tehtud. Et seda võiks nagu meeles pidada. Aga nüüd on see asi, et mina ei näe siin oma slaide, aga ühesõnaga saan siit... Okei, no sealt nägemisega on natuke probleem, aga põhimõtteliselt saame hakkama. Et põhimõtteliselt oleme patsientidele ja nende lähedastele loodud organisatsioon, mis on tekkinud Kristeli ja Pille koosloomest. Kristel on siis silmamelanoomi 4. staadiumi patsient, kes siis eelmise aasta lõpus tuli nagu mõttele, et oleks vaja toetust oma teekonnal ja läbi selle enda isikliku otsingu jõudis ta ka siis selle organisatsiooni loomiseni. Kõigepealt liitus temaga Pille, siis järgmisena mina ja tänaseks tegelikult võib öelda, et meie virtuaalses kogukonnas on tuhandeid liikmeid, meie aktiivgrupis, kes panustavad igakuiselt natukene aega meie tegevustesse, on vähemalt 20-30 inimest ja tegelikult on meil ka 4-liikmeline juhatus. Nii et selles mõttes, et selle 10-11 kuuga siis põhimõtteliselt ühe inimese nagu ambitsioonist on tekkinud küllaltki suur organisatsioon. Et see on minu meelest päris imekspandav, et kui kiiresti mingid asjad võivad tekkida ja tööle hakata. Ja võib-olla teate, võib-olla mitte, et meil on Eestis üle 70 000 inimese, kellel on pahaloomuline kasvaja diagnoositud ja iga aasta tegelikult neid inimesi tuleb umbes 10 000 võrra juurde.
ja kui me nüüd mõtleme sellele, et kõigil neil inimestel on ka ju lapsed, vanemad, sugulased, kolleegid, siis tegelikult saame aru, et vähk on haigus, millega me praktiliselt võib öelda, igaüks on elus kuidagi kokku puutunud, kas ise põdenud, on näinud kolleegi, lähedase sugulase võitlust, elust lahkumist, tervenemist, et kõigil on, ma arvan, mingi kogemus vähihaigusega. Ja need inimesed on tegelikult väga erinevad, et mõned on nooremad, mõned vanemad, enamik võib-olla käib tööl, võib-olla osad mitte. Et see sihtgrupp, kellega me tegelikult tegeleme oma igapäevategevuses, on väga erinevad ja ka nende inimeste raviteekonnad on erinevad. Et meie seas on väga palju neid, kes on vähki põdenud ja on sellest terveks saanud, on neid, kes on remissioonis, neid, kes aastaid on ravil ja on ka tegelikult neid, kes valmistuvad elust lahkumiseks, et selles mõttes ka see sihtgrupp on nagu väga mitmekülgne. Ja kui me nüüd vaatame seda, et kes siis Eestis on selle teemaga, vähiteemaga siiamaani aktiivsemalt tegelenud, siis loomulikult Eesti Vähiliit alates juba vist 91. aastast, et nemad on teinud juba aastakümneid väga tänuväärset ja olulist tööd ja seda valdkonda eest vedanud erinevate oma programmidega. Praktiliselt juba vist 10 aastat on siis vähiravifond Kingitud elu, mida Toivo Tänavsuu veab ja lisaks on meil ka Vähihaigete Lastevanemate Liit, mis on ka samuti küllaltki vana organisatsioon, aga avalikkuse fookusesse on nüüd tulnud juba vist 10-15 aastat tagasi selle pardiralliga. Ja siin on väike ülevaade nende tegevustest. Ja lisaks siis neile tegelikult on meil ka väga palju maakondlikke organisatsioone või siis paikmepõhiseid, et on nii erinevates maakondades tugirühmad, ühingud, mõnes kohas nagu näiteks Hiiumaal ja Lõuna-Eestis eraldi maakondades ei ole. Ja lisaks siis on ka mitmed paikmepõhised nagu Rinnavähi ja Eesnärme vähipatsientide liit. Et kui seda pilti vaadata, siis jääb nagu mulje, et tegelikult on suhteliselt hästi, et on neid organisatsioone, kes siin maastikul tegutsevad palju ja toe saamisega tegelikult inimestel ei tohiks probleeme olla. Aga kui nüüd vaadata sinna rohkem sisse, siis tegelikult me näeme, et nende organisatsioonide ees on väga palju väljakutseid, millest 3 olulisemat on rahastamine, ehk siis tegelikult need kõik organisatsioonid igapäevaselt võitlevad toimetuleku nimel, et neil on praktiliselt olematu ressurss. Tihti puudub ka selge koostööformaat, et kuidas nad saaksid oma sihtgruppi esindada ja kaasa rääkida ja samuti tegelikult ei ole neil ka süstemaatilist tuge ja koolitust. Ehk siis ühelt poolt on meil neid organisatsioone hästi palju, aga tegelikult nende suutlikkus sihtrühma, neid 10 000 inimesi igapäevaselt toetada või neile pakkuda abi on suhteliselt piiratud. Ja siin on üks pilt meie ühest suvisest Onkofestist, mis nüüd toimus esimest korda ja just selle probleemile lahenduse pakkumiseks ongi siis tegelikult onkoloogika loodud, et me üritame nagu ühelt poolt pakkuda inimestele seda kogukonnatunnet, tegeleda huvikaitsega ja siis ka arendada kaasaegseid suhtlusvahendeid ja koht, kust me nagu alustasime, oli sotsiaalmeedia ehk Facebook, et kes ei ole veel näinud, et siis seal on selline grupp nagu onkoloogika kogukond. See sai alguse ka nüüd selle aasta jaanuaris ja tänaseks on meil seal juba üle 3500 liikme, et tegemist on suhteliselt aktiivse grupiga, kus ikkagi igapäevaselt inimesed postitavad erinevaid vähiga seotud teemasid, kas konkreetselt mingite oma praktiliste probleemidega või siis ka näiteks lähedastega seotud teemasid või ka midagi, mis puudutab ravi, diagnoosimist ja nii edasi ja tavaliselt alati väga kiiresti saavad nad päris palju vastuseid ja tegelikult meie grupis on ka arvestatav hulk nagu ka tervishoiutöötajaid, kes siis kas oma nime all või anonüümselt jagavad oma arvamust. Ehk siis tegelikult, kui me nüüd meenutame seda Kadri ettekande viimast slaidi, kus ta ütles, et tihti pole nagu aega suhtluseks, et siis mõneti võib öelda,
et kuigi me grupp ei ole selles mõttes, me ei paku raviteenust, siis tegelikult me inimestele pakume suhtluseks võimaluse, ehk see on see kanal tegelikult, kus inimestel alati tegelikult on aega, et ükskõik, mis sul ka, mis probleem või küsimus ei ole, siis sa tegelikult leiad alati inimese, kes kaasa mõtleb ja vastab sulle. Nii et ja sellest on tegelikult enamasti on ka abi. Ja lisaks siis sellele grupile on olemas meil podcast, mida saab Delfist kuulata, nüüd me oleme sinna lisanud ka videovõimaluse, et näeb ka alati pilti, ehk see on ümber nimetatud podcastiks. Samuti oleme me nüüd üle 6 aja korraldanud ka virtuaalseid kogemusringe, praegu tihedusega 1 kord kuus, ja samuti oleme korraldanud webinare ja planeerime alustada ka koolitustega. Regionaalsed puhkeõhtud, siiamaani on toimunud 1 Saaremaal. Selle aasta juuli alguses on toimumas 2. Onkofest, piletid on juba müügil, toimub Häädemeeste kandis, et kes tunneb huvi, siis võib vaadata. Piletihind on suhteliselt soodne ja samuti on mõeldud erinevatele hüvitamisvõimalustele neile, kes rahalistel põhjustel ei saa osaleda, nii et kindlasti soovitan sellega tutvuda, et tegemist on 3-päevase üritusega ja esimesel Onkofestile tagasiside oli väga hea, et praktiliselt kõik inimesed jäid väga rahule, nii et soovitan kindlasti seda uurida ja samuti planeerime hakata korraldama koostöökohvikuid ja lisaks siis kõigele sellele olemasolevatele kanalitele planeerime me siis ka eraldi internetiplatvormi loomist, mis pakuks juba tunduvalt rohkem tuge kui see Facebooki grupp. Me oleme juba valmis saamas prototüüpi, mille edasiarendamisega me jooksvalt tegeleme ja loodame siis üks hetk jõuda sinnamaani, et meil on nagu internetis olemas platvorm, mis koondab võimalikult palju haigeid ja nende lähedasi ja pakub neile võimaluse lähtuvalt nende enda sellest diagnoosist või olukorrast suhelda siis teiste omasugustega. Et me näeme, et see suhtluse defitsiit ja võimalus jagada, võimaluse loomine jagamiseks on hästi oluline nii patsientidele kui lähedastele, et see pakub hästi suurt psühhosotsiaalset abi ja kindlasti, nagu Kadri ettekandest oli näha, võib aidata kaasa ka parematele ravitulemustele. Nii et see on see, kuhu me minna tahame. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et kuhu siis siit edasi minna, siis ausalt öeldes mina ei oska öelda, sest et kui vaadata, kuhu me nüüd 11 kuuga oleme jõudnud, siis pole küll võimalik nagu öelda, mis siis saab 11 kuu pärast, aga ma arvan, et kui üks inimene suudab selle ajaga luua sellise liikumise, mis on saavutanud juba selliseid tulemusi, et siis kindlasti saab tulevik olema helge ja kindlasti saame pakkuda väga palju tuge ja abi nii patsientidele kui ka kaudselt tervishoiusüsteemile. Aga aitäh! Ja kui on küsimusi, siis kui on kellelgi küsimust kogukonnale. Aga aitäh! Jah, aitäh! Nii, ja meil on kätte jõudnud selline viimane nüüd on küll halvasti. Nii. Vestlusring arstide ja patsientidega ja seda juhib meil Stiina. Ole hea, tule siia, sa saad võtta üle. Tahtsid kõigepealt videot näidata? Paneme kohe toolid, paneme toolid enne ära. Nii, aga palun kutsu siis oma. Tere kõigile, mul on väga hea meel siin päeva lõpetuseks siis viia läbi üks vestlusring. Tuletati meelde ka, et meil on olemas mikrofon, mis teeb ilmselt kuulmise palju paremaks ja räägime siis täna patsientide
arstide ja õdedega natukene samast teemast, mis meil siin kogu päeva on jutuks olnud, ehk arstide ja patsientide omavaheline suhe ja õdede ja patsientide suhe. Aga enne, kui me selle vestlusringi juurde lähme, tahaksin näidata teile ühte videot. Mis selle arstide puhul nagu kõige olulisem on? Kõige olulisem on see, et patsiendi jaoks on see arst üks ja ainuke ja nii-öelda jääb igaveseks ajaks tema mällu, aga patsient on arsti jaoks 1000. Väga oluline, et patsient ei ootaks seda, et tema oleks üks ja ainuke selle arsti jaoks. Parim tulemus tuleb läbi hea koostöö ja läbi parima kodutöö. Mina võib-olla nii palju veel kommenteeriks, et minu jaoks onkokirurg, see on nagu lennukis esimene piloot. Ikka onkokirurg on oma ette, nagu öeldakse, kõrgema klassiga arst. Et väga hea tunne on usaldada ennast. Ja pädevat kirurgi ja siis ka tema tiiva all taastab oma tervise. Teadnud, kas ma saan nii kaugele 7 kilomeetrit joosta, aga ma imestasin, et ma sain hakkama ja isegi see võtnud mul aega vähem kui 40 minutit. Väga tubli. Aplaus. Tõesti, väga tubli. Ka raske astmaatik võib saada head elukvaliteedi. Võib teha mõnileda nagu, et nii nagu ka teised. Ma soovitaks kindlasti, et jälgida raviplaani ja nagu doktor ütles, et see on väga tähtis ja alguses proovisime küll seda põlve tühjaks tõmmata, sinna süstisime midagi sisse, täpselt ei tea, mis me sinna panime. Aga siis sa olid juba reumatoloogide vaateväljas? Ma olin juba esimesel korral jõudsin juba reumatoloogi juurde. Mina soovitaks leida endale see usaldusväärne raviarst. Et minul on väga vedanud, et ma sain tegelikult väga kiiresti nii perearstilt kohe edasi suunamise ja ma sain tõesti väga hea raviarsti endale, kes talle läheb korda, kuidas mul läheb. Ma usun selles, et meie meditsiin on jõudnud tegelikult nii kaugele, et tasub usaldada arste, tasub usaldada iseennast. See oli siis väike ülevaade tervise pooltunni erinevatest saadetest ja saatekülalistest ja mul on siin hea meel tervitada ka saatekülalisi, kes siis käisid esinemas tervise pooltunnis. Tere tulemast, Joonas, doktor Piia Tuvik. Ja siin on ka teisi inimesi, ma teeksingi nüüd ettepaneku üheks väikseks tutvumisringiks, ehk siis rääkige palun lühidalt paari lausega endast. Tere kõigile, mina olen Anli, doktor Põdra patsient. Täpselt 5 aastat tagasi siirdati minule uus süda, nii et täna on mul justkui teine sünnipäev, mida ma ka tähistasin ja doktor Põder oli lahkesti oodatud ja ka käis uue või teise sünnipäeva puhul mind tervitamas. Tervist, mina olen kardioloog Pentti Põder ja mina olen siis see valge kitli sündroomi esindaja siin praegu, et mida ma oskan öelda, et 15 aastat olen kardioloogina töötanud ja ütleme selline eriala on siis raske südamepuudulikkusega patsiendid, kelle hulka ka Anli kuulub ja kes siis saavad siis vastavalt siis on võimalik teha neile südame siirdamise või siis panna südame vasaku otsaks abistamist seada. Tere, minu nimi on Joonas, doktor Piia Tuviku patsient ja et minu siis selles suhtes terviseseisund siis selline, et mul on üks artriidivorm, midagi sellist, aga meeldib palju sporti teha, et need asjad võib-olla väga hästi arvata, et kokku ei lähe, aga minu puhul näha, et läheb hästi küll. Mina olen reumatoloog, siin majas töötanud 20 aastat pluss. Ja reumatoloogia on siis eriala, kus ravitakse
erinevaid liigeshaigusi, mis tulevad inimesele ükskõik mis elueas kallale ja nad on väga pikaaegsed haigused, ühesõnaga elu lõpuni ja sama pikk peab olema ka ravi ja sellel erialal on oluline siis, et oleks hea koostöö patsiendiga, et liigeshaiguse edasi edendamise minu arvates pidurdab ainult tänapäevane ravi ja kuidas me jõuame siis kokkulepetele patsiendiga, et see kõik sobiks ja et see on üks tõeline selline suhtlus eluks ajaks. Tere ka minu poolt kõigile, minu nimi on Katre Sirel, minu kutse, elukutse on õde. Mina olen õde, olen aastaid töötanud intensiivravi valdkonnas ja tänaseks olen ma ka regionaalhaigla juhatuse liige. Lähmegi siit nüüd edasi selle teemaga, et siin tutvusringis ka saime teada, et tegemist on pikaaegsete krooniliste haigustega. Milline see suhe siis on, et see võib olla ju aastate pikkune, kus tuleb käia siin regionaalhaiglas ja suhelda oma arstiga, oma õega, et Anneli ja Joonas, rääkige natukene, et milline see suhe siis on ja mis märksõnad sellest välja tulevad? Ma võin alustada jah, et täna on siin hästi palju käinud läbi see usaldus, et mina ka ikkagi täielikult usaldan arste, et loomulikult kui esimest korda ma oma terviseprobleemiga siia Põhja Regionaalhaiglasse sattusin läbi perearsti, siis loomulikult ma olin enne Google'ist uurinud ja ma pärast lugesin sealt infost ka, et doktor Google saatis mu siia, et aga lisaks oma taustatööle, et ikkagi usaldan nagu arste, et just, et leida see koostöö, et ma saaksin ikkagi oma eluga nii-öelda jätkata, et ma ei pea mingisuguseid lõikama oma elust midagi nagu välja, et ma saan ikkagi teha neid asju, mis mulle meeldivad. Ja meeldib võtta ka asju nagu huumoriga, et minu jaoks see PERH-isse tulek on natukene nagu koju, et mul üks sõber käib ka siin päris nii-öelda tihti, et saadame iga kord sõnum, et tulin koju. Ja Anneli? Ega ongi väga raske tegelikult midagi lisada eelkõnejale. Kõnelejale. Jah, täpselt. Et eks see võtmesõna ongi usaldus. Aga see usaldus saabki tekkida ainult läbi suhtluse, et see suhtlus peab olema selline, et sa tunned, et sa saad seda arsti usaldada. Et meil kuidagi on see õnnestunud ja ma väga usaldan Pentit ja ma arvan, et ta on mul siin ka väga pikka aega veel see teekaaslane ja käehoidja. Kuidas Penti kommenteeriks seda suhet arsti vaatest? Jah, ega ma ütleksin niimoodi, et kahtlemata, eks ole, Anneli on eriline inimene ja südame siirdatud haiged on erilised inimesed suure tahtejõuga ja on käinud läbi väga, väga raske tee, sest et siirdamisega jõuda, see peab olema tegelikult, sinna sa jõuad ikkagi väga raskes seisundis, see on, nagu öeldakse, terminaalse lõppstaadiumi südamepuudulikkuse viimane ravivõimalus ja inimene peab olema vaimselt väga tugev, et ta jõuab selle doonororgani ära oodata, et ta suudab ennast hoida piisavalt heas füüsilises vormis, et see lõikus vastu pidada ja olla ka samal ajal tegelikult moraalselt valmis, et kõik ei pruugi nii hästi minna. Seda doonororganit ei pruugigi kunagi tulla. Et selles mõttes nagu selline suur hingejõud iseloomustab neid inimesi, aga kui ma ütlen nagu kroonilise haigusega inimeste kohta, kes me praktiliselt siin kõik oleme, siis tegelikult minu mõte on alati see, et inimene peaks suutma olla nagu oma haiguse peremees. Et haigus ei suuna teda, vaid tema suunab haigust. Ta on teadlik oma haigusest, ta räägib selle oma arstiga korrektselt läbi, millised on perspektiivid, millised on prognoos, millised on ravivõimalused, kas kõik need ravivõimalused, mida arst pakub, sobivad, kas need ravivõimalused
kas mul on piirid, kas ma ei saa kõiki ravivõimalusi kasutada ja samal ajal olla ka nagu selles mõttes, mida ma soovitan kõikidele patsientidele ja olen alati soovinud, olge väga teadlikud oma raviskeemist. Et kui käite visiitidel arsti juures ja tõesti siin on väga palju välja toodud, doktor Putnik tõi selle välja ja eelkõnelejad, et meile on antud jah, nagu öeldakse, oma visiidi ajal limiidid. Me võiks rääkida hea meelega patsiendiga tund, tema haigusest, tema perspektiivist, paraku on meile antud teatud aeg. Ja see, mida paremini on patsient ette valmistunud vastuvõtuks, on nagu öeldakse, oma asjad klaariks saanud ja ka mina, kui ma vastuvõttu teen, siis ma tavaliselt ikka püüan enne haige seisundiga olla kas või digiloo kaudu tuttav, et ma tean, kes mulle vastuvõtule tuleb. Siis on sellest vastuvõtust kõige rohkem ka kasu. Jõuab arst kuulata teie mured ja jõuab teie muredele ka reageerida. Piia ütleb ka mõned. Oleks juba meelest täna, millest ma räägime. Arsti vaatest lihtsalt selline koostöösuhe pikaajalise kroonilise patsiendiga, et mis need märksõnad on ja kuidas parimal viisil toetada? No see on arenev suhe, et alguses, kui inimene tuleb, me ju kohtume nagu kaks võõrast, eks ole, üks tuleb oma murega, aga mina olen pandud sinna, et ma igakülgselt, minu eesmärk on aidata, eks ole. Ja tutvuda selle inimesega ja siis see esmane visiit ongi, et et sa saad sellest probleemist nagu aru, aga küsimus on selles, et tegelikult peaks aru saama ka, mis on selle inimese ootused. Et tegelikult, kui sa jääd haigeks, sa tahad vabaneda kogu sellest taagast esimesel korral, aga seda ei ole võimalik nagu teha ja võt siis kogu sealt pinnalt nagu edasi minnes, et kui pikk on see kannatus, mida me peame proovima, mida me peame arutama, et selle esimese suhte loomine, et saada sellisele koostööle, et mul ei ole võluvõtmekest, vaid see on protsess, et see on minu alguses kõige keerulisem. Sest et on väga palju haigusi või inimesed, et kui ootused ei vasta sellele, mis arst nagu annab, siis ta läheb ära. Ja võib-olla kannatab kogu see tema tervis selle all, sest ta hakkab siis otsima uusi abivõimalusi, sest järjekorrad on meil ju pikad. Et aga kui sa sellest läbi murrad, koostöö on inimesel hea ja ta kannatab ära, ütleme, ravi on ju mitme etapil, võib-olla esimesed ei aita ja pettumused ei ole nii suured ja tuleb tagasi ja arutletakse, et kui sellest kõigest läbi murda, siis ma arvan, et see koostöö jääb nagu püsima. Iga patsient on erinev ja siis tulebki nagu leida see ühisosa, et kuidas siis läheneda. Ja, väga palju sõltub isiksusomadusest, arsti isiksusomadusest, patsiendi isiksusomadusest, kas see klappima läheb, see jutt üldse. Või jääme väga tehniliseks. Just, aitäh. Küsiksin ka õdede kohta, et mis on õdede roll patsientide tervenemisel, et see on äärmiselt oluline. Kuidas sa selle kokku võtaksid, Katre? Muidugi, ega õed on arsti juures selles samas meeskonnas ja aitavad patsienti täpselt samamoodi selles raviteekonnal. Ei saa arstid ilma õdedeta ja õed ilma arstideta ammugi mitte ja patsienti aidata saab heast meeskonnatöös, see on täiesti selge. Täna on hästi palju räägitud head suhtlemisest ja arsti ja patsiendi ja ka õe vahelisest usaldusest, see on ülioluline. Aga ühe dimensiooni võib-olla tooks veel sisse, et meie kõigi jaoks on hästi oluline see tagasiside, mida patsient annab tervishoiusüsteemile. Kui hästi ma selles haigla keskkonnas ennast tunnen, kuidas see usaldus tekib hetkedes. Vahepeal on nii vähe vaja, et usaldus kaoks. Ma ikka nimetan seda õdede puhul, et asi on ju nii lihtne, inimeseks olemine, ühelt poolt patsient, aga teiselt poolt ütleme siis ka õde või arst, et tunnetada seda patsiendi valu, jagada seda toetust, vahest on ju vaja ainult pilku
või käepuudutust, et oleks inimesel oluliselt kergem olla. Et kuidas ma enne ütlesin ka, kui Stiinaga rääkisime, et vahest inimene ei mäleta valu, aga ta mäletab seda tunnet, mida nii arst või õde või kogu see keskkond talle on jätnud, nii et tegelikult on see hästi oluline. Ja tagasiside on selles mõttes oluline, et kui me teame tagasisidet, kui see on positiivne, on see äärmiselt tore, aga ka negatiivne tagasiside on hästi oluline, sest et see annab meile võimaluse jällegi olla parem. Aitäh! Ma nüüd küsiksingi siit Annli ja Joonase käest, kas teil on meeles mõni hetk, kus on arstist ja õest olnud eriti suur tugi, et ongi selline võib-olla kriis või siis, kui te saite teada oma kroonilisest haigusest, et arsti ja õe toetav roll? Jah, et kriisi ma nagu, ja võib-olla ongi siin see, et valu ei mäleta, aga tundeid mäletad, et kriisi ma otseselt niimoodi ei meenuta, aga kindlasti kui minul oli asi nii-öelda alguses, et alles otsisime nagu ravi, et kindlasti mina nägin kõrvalt, kui hea koostöö oli arstil ja õdedel, et tegelikult arst pani mulle diagnoosi, on ju, ja sealt edasi toimus suhtlus õega, õde õpetas, kuidas, mida teha, on ju, ja vahepeal arsti asemel ma üldse külastasin õde, on ju, et minu jaoks on nad mingil määral sellised võrdelised, toimivad koos, usaldan mõlemaid, mõlemale saan kurta igasuguseid asju, mõlemad kuulavad väga hästi, et jah, et mul on hästi. Ja Joonas ütles mulle ka enne vestluses, et temal on ainult head ja positiivsed kogemused arstide ja õdedega, et kõik on suurepärane ja toetamine on tõesti väga oluline. Ja, et mul praegu meenus, et tegelikult jah, nagu ma ütlesin, mulle meeldib natuke huumoriga asju nagu võtta, et ka arstides vist on residendid, need praktikandid, on ju, et on ka nemad minu peal kätte harjutanud, et ma ei tea, ma loodan, et ma midagi pahasti välja ei ütle, et jama ei tule, aga ükskord mul üks resident ka proovis mul nii-öelda süstlaga põlvest midagi välja võtta, et eks tal natuke käed värisesid, aga ma tahan ka nagu aidata ja panuse anda, et las ta proovib, et ta täpselt vist ei teadnud, kuhu seda nagu panna või kui tugevasti seda nõela panna, et aga siis mu arst ütles, et talle võib igale poole panna, ta ei tunne valu. Kas sa palun saaksid korraks küsimust korrata? Jaa, loomulikult. Küsimus oleks selline, et kas sul on olnud mõni selline hetk, kus sa mäletad väga, et arsti või õe või mõlemad toetavast sõnast on olnud tõesti kasu ja see on andnud jälle jõudu edasi minna? No kuna minul on selja taga olnud ikkagi väga pikk intensiivravi, siis põhitoetajad tegelikult olidki õed. Et kui oli vaja pisarat pühkida, kui oli vaja julgustada, et siis ikkagi olid õed need, kes kogu aeg ju minu juures olid. Lisaks võib-olla välja tuua veel selline asi, et hästi oluline on, minusugusele patsiendile oli oluline, et kui sa oled ikkagi 24/7 6 intensiivravipalatis, siis tuua sellist väljaspoolt nii-öelda elu siis minu juurde, et rääkida, missugune on ilm, mis väljaspool toimub, et selle eest ma olen hästi tänulik, et õed ka väga palju tegelikult rääkisid oma isiklikust elus, kuidas neil läheb, kuidas nende lastel läheb. Et see oli mulle väga oluline. Arsti poole pealt kindlasti, kui ma sain esimese Covidi, siis oli doktor Põder see, kellele ma kohe WhatsAppi kirjutasin ja helistasin ja kohe kenasti temaga kontakti sain, andis juhendid, rahustas mu maha, see ei ole maailma lõpp, andis juhised kätte ja läkski kõik hästi, siin ma olen. Siin sa oled koos meiega lausa meie kolleeg, et alati on rõõm näha Annlit koridoris nii positiivsena. Siit ma lähekski viimase küsimuse juurde, et olge head, andke oma vaatest kõik nõu, et kui on mõni inimene, kes on saanud just kroonilise haiguse diagnoosi, et mida siis teha, mis on see kõige olulisem? Võtame võib-olla siit taas jälle algusest peale, et
mõned soovitused enda vaatest? no eks see selline raske haigus või raske diagnoos on kindlasti, lööb esialgu pahviks, et esialgu ei oskagi nagu midagi arvata ega küsida, et mul läks ikka, ma arvan, päris kaua, no mis päris kaua, aga ikka tükk aega, et aru saada, kui raskes seisundis ma päriselt olen. Et tuleks küsida ausalt arsti käest küsimusi, täpselt nagu keegi ka mainis, et kui need küsimused tunduvad, et kuidas ma küsin nii rumalat asja, et siis ikkagi võtta see julgus kokku ja küsida neid küsimusi, see annab kindlustunnet, sa saad täpselt aru, kas just täpselt, aga enam-vähem aru, mis hakkab saama ja millal hakkab saama. Et jätkuvalt ikkagi see suhtlus, aus suhtlus ja et küsida ja küsida. Ma isegi võtaksin arstivaate ka korraks, ei saa ära anda mikrofoni. Jah, ma juba enne ka tõin need mõned sellised olulisemad märksõnad, jah, et tegelikult ei tohiks ühtegi kroonilist haigust, mis inimene nagu, millel on diagnoos pandud, ei tohiks nagu tõesti nagu võtta sellise, see on selline nagu ülima traagikaga. Teate, väga suurele osale rasketest kroonilistest haigustest on olemas täiesti efektiivne tänapäevane leevendav, kaebusi leevendav ravi, prognoosi parandav ravi. Aga et pigem on see küsimus võib-olla isegi selline, kuidas öeldakse, et võib-olla isegi, kui me mõtleme niimoodi väga üldfilosoofiliselt, et võtame kõik inimesed, kes siin planeedil üldse on elanud, algusest peale, siis teate neid, kes on olnud surnud täiesti tervetena, mingisuguse õnnetusjuhtumi või sõja läbi, neid on ikka väga vähe. Et enamik inimesi saab oma elus mingisuguse kroonilise haiguse, millega ta peab lihtsalt toime tulema. Et sellise, ütleme selline, see elufilosoofia võiks olla see, et veel kord, et mina kontrollin oma haigust, ma saan hoian oma haigust kontrolli all, suhtlen oma arstidega, suhtlen oma õdedega ja püüan saada parima kompensatsiooni, mis selle haigusega võimalik saada on. Et selline positiivne mõtlemine eelkõige nagu patsiendi poolt, ma arvan, et see annab väga palju selle ravile juurde. Absoluutselt. Jaa, et ma just tahtsin ka öelda, et see positiivne suhtumine, et kõik ei ole kadunud, et kindlasti proovida nagu otsida võimalusi jätkata oma endist elu, oma endisi tegevusi, et minu puhul, et mulle meeldib palju joosta, liigagi palju pikki maid, et oleme arstiga mingil määral võib-olla jagelenud sel teemal, on ju, et talle natuke ei meeldi, et ma seda teen, on ju, et aga ta ei saa mind nii palju nagu takistada ka, et oleme leidnud sihukese ühise, ma ei tea, konsensuse, et ükskord ütles mulle, et eks hingerahu on ka midagi väärt, et kui ma nagu joosta saan, siis mul vähemalt hing on rahul ja see aitab ka nagu kaasa. Et jätkame siis oma endist elu, et mis siis, et on mingisugused probleemid kõrval vahepeal. Nojah, kroonilise haiguse puhul on oluline aktsepteerimine ja oskus koos elada, et elada nii, et ei peaks paljudest asjadest oma elust nagu loobuma. Ja õnneks tänapäeva tehnoloogia ja meditsiini areng seda ka väga palju nagu toetab. Jah, ega raske on midagi lisada, et aga tõepoolest, et usaldage oma arste, arstid on väga-väga targad ja olge oma haigusest teadlikud ja ega siin nagu selles mõttes, et koos tõenäoliselt saadakse sellest haigusest võitu või vähemalt leevendust. Suur aitäh nende kõigi mõtete eest. Ma väga loodan, et igaüks siit täna sai mõne mõtte või toetava sõna kaasa ja täna me lõpetame siin piduliku tordisöömisega selle patsiendikooli 5. sünnipäeva. Aitäh kõigile ja soovin teile toredat päeva. Üks foto ka võib-olla.
teeme ühe foto ka. Jah, aga aitäh kõikidele ja tort ootab tõesti üleval, et ükski sünnipäev ei lõppe ära nii, et ei ole pidulikku tordisöömist. Ja see salvestus saab olema kõik üleval, jah. Aga teeme siis pildi ja lähme üles teed, kohvi, kooki.